Tere, olen Anneli Rumm ja tutvustan Web2 vahendit Puzzle Fast. Tegemist on väga lihtsa vahendiga, sisse logida ei ole vaja, ristsõna koostamist saab alustada koheselt. Esimeses sammus tuleb siis valida kõigepealt oma ristsõna tüüp. Selleks on siin välja toodud 5 valikut ja allpool on kirjas, et tõenäoliselt tuleb neid valikuid veelgi juurde. Hea on siin see, et neid kõiki ristsõnu saab vaadata ka näidistena, et vaatame korra, milline näeb välja siis sõnaotsing, et valikuvariant on siis toodud puuviljadega. Järgmises valikus on ristsõna, tähendab siis ristuvad sõnad ja siin on välja toodud siis kuud. Siis täidetav ristsõna, vaatame siin näidist. Tegemist siis loomaristsõnaga. Nüüd segamini aetud tähed. Näidis näeb välja siis selline. Linnanimetused. Mina valin seekord koostamiseks siis paaride loomise ja valmis ristsõna näeb siis välja selline. Näidises on toodud korjaverbid. Tuleb leida õige paariline. Nii, teise sammuna tuleb panna oma ristsõnale pealkiri. Mina koostan mütoloogia teemal ja pealkiri tuleb ka siis vastav. Vana Kreeka mütoloogia. Nii, kolmas samm on sõnade ja vihjete lisamine. Siin tuleb nüüd tähele panna, et sõna ja vihje vahele tuleb panna koolon. Nii, ja kuna mul on need sõnad juba eelnevalt valmis tehtud koos vihjetega, siis ma lihtsalt kopeerin nad siia sisse ära. Ja viitena on lisatud, et vihje võib olla ükskõik millises keeles. Et seega on see kasutatav väga hästi ka võõrkeele õppimisel. Nii, ja kui kõik on tehtud, siis vajutame nupule Make my puzzle. Nii, ja ristsõna ongi valmis. Nüüd vaatame korra üle, mis siin ülemised nupud näitavad. Et väike A tähendab, et tehakse tähed väiksemateks, väike suur teeb teksti suuremaks. Printnupuga on võimalik siis ristsõna välja printida. Nii, ja välja prinditud ristsõna näeb siis välja PDF-is järgmine. Ja valikunupp Save and Share annab siis 2 võimalust, et ristsõna on võimalik siis 30 päevaks salvestada, kui soovitakse hiljem välja printida või ajutiselt jagada. Ja võimalik on siis salvestada ka pikemaks ajaks ja saab seda ka siis oma veebilehele vistutada. Selle valiku tegemisel lugege kindlasti läbi siin kollases kastis olev tekst, et ristsõna salvestamine on tasuta ja anonüümne, kuid sellega te annab copyrighti õigused keskkonnale, Puzzle Fast. Ja kindlasti ei tohiks ristsõna sisaldada personaalseid andmeid, seda lihtsalt ei salvestata, ja ka mingisugust illegaalset või muud sellist kahtlast sisu. Nii, ja vaatame nupuga Remark ära. Remark valikuga on võimalik siis oma ristsõna muuta ja kui soovime loobuda sõnapaaridest, siis võib valida siin üleval ka mõne teise variandi. No, proovime näiteks seda täidetavat ristsõna. Ja teeme uuesti ristsõna valmis. Nüüd ta kasutab neid samu sõnu, mis olid eelnevalt sisestatud. Ja see täidetav ristsõna läheb siis välja järgmine. Nii, koos siis
märksõnade lahendusega. Ja siin on võimalik siis veel, kui see kuju ei sobi, võib seda kujundust natuke muuta. Ja loomulikult uuesti välja printida. Kasutangi seda varianti, et ma prindin ka sellise versiooni välja.